Tere, põrandahuvilised! Täna me oleme siin ägeda Tartu kirjanduse maja ees ja meil on võimalus siin põrandaid teha, et lähme teeme sees väikse auditi nendele põrandatele. Sellel majal on huvitav ajalugu siin. Esimese vabariigi ajal oli see eramu, okupatsiooni ajal oli siin Vene eriteenistused. Nüüd on siis kirjanike maja. No, teeme väikse auditi siin. Need on korralikult vatti saanud asjad siin, et vaatame siin. Konjak. Noh, minu valvekoera nina tunneb kohe ära, mis siin selle põranda olemuse. Viski. Vaatame siin ka veel. Siin on veel tegu originaalparketiga. Ai, nagu kirjandusmajale kohane. Siin on lasteraamatu tegelane Okselott. Siin olid kunagi aknad. Need müüris KGB kinni. Siin oli kunagi KGB peakontor. Aga mis siin ikka, hakkame tööle, et vahteldame neid vahesid siin natuke ja lihvime ja lähme etappide viisil edasi. Oleme siit lõpuks vanaviimistluse maha saanud. Oli päris korralik kratsimine. Kogu aeg, kui me seda põrandat siin tegime, siis see rääkis nagu ühte lugu. Siin selle saali põranda peal on minu peal tantsinud Saksa aadlik. Siin tagumises toas on kõndinud minu peal KGB ohvitser. Ja nüüd peale uue kihisaamist silitavad minu pinda Eesti literaadid, tuues meieni kirjandust ja kultuuri. Seda põrandat siin lihvides ja tehes ujus siin veepinnale üks tindilaik isegi. Ja nagu Tammsaare ütles, ega veepinnale ei saa ujuda midagi sellist, mida vees endas ei ole. Aga see tindiplekk oli siin põrandas täitsa olemas ja jätame ta siia alles natukene sellest põrandast oma lugu rääkima.